Lambana üle. Järgneva slaidi ma saan vahele jätta, sest ma sellise olulise sain Mari juures ära öelda. Ja mainin veel kord, et tõesti 2001 oli siis viimane, enne meid siis... Enne meie aega. Enne meie aega 2001 olid viimased lambad ja siis 10 aastat hiljem võtsime endale siis lambad. Aga miks me need siis võtsime? Ma näitan mõned pildid ka ära. Et mõned võrdluspildid on olemas. Kusjuures kahjuks on see, et me ise ei pidanud, kui me alustasime neid lammaste võtmist, siis tegelesid sellise igapäevase asjaga. Me üldse ei mõelnud selle peale, et oleks pidanud jäädvustama seda hetke enne ja pärast. Et siin on ka, need on pildid 60-ndatelt, jah. Et kui avatud see maastik tegelikult oli siin samamoodi ja siit taga tõenäoliselt paistab meri tegelikult. Ja siin on siis üks võrdluspilt, et seal on need 2001. aasta lambad, on ühe pildi peal ja teise pildi peal tõenäoliselt on see pilt tehtud aastast äkki 2013. Me olime juba mõnda aega lambaid pidanud, aga pildi taipasime alles siis teha. Nii, ja kus see siis kõik algas? Algaski sellest, et suvitad siin mere ääres ikka käid. Ja ühel hetkel avastad, et sinna mereäärde pääsemine muutus väga tülikaks. Pidi trimmerdama ja rohi angervaks oli selline ja roog oli selline ja siis sa läbisid sellist kitsast tunnelit, mida õnneks küll üks naabrimees alati kohusetundlikult sisse niitis, aga sellest hoolimata see maastik oli selle 10 aastaga niivõrd palju muutunud, et sa enam ei tundnud ära seda, mis oli lapsepõlves. Et kõik need randastrid, orhideelised ja paljud muud taimed, madarad, et seda lilleilu enam seal rannas ei olnud. Ja siis me seal mõtisklesime, võtad päikest ja mõtiskled. Aga miks see nii on? Ja selge see, et see vastus tuli sellest, et loomi enam ei peetud. Ja siis me mõtlesime aina edasi, et võiksid ju olla loomad. Aga me oleme ise linna inimesed. Et ei olnud nii, et hurraa, et kohe võtame endale loomad. Et me isegi üritasime nii, et seda ideed nagu ka teistele, nagu vastutust nagu natuke jagada, et äkki keegi teine nagu tahaks ka loomi võtta, et äkki võtaks kuidagi ühiselt loomad. Aga mulle tundub ka praegu tagantjärgi mõeldes, et ega meid tõsiselt ei võetud, arvati, et mis nad seal räägivad. Ja siis ma arvan, et isegi siis ei usutud veel, kui me oma 3 esimest lammast tõime. Et vaadati vähe imelikult küll. Siiamaani vaadatakse osade kohtade peal. Jah, aga eriti, ma arvan, et ei arvatud, et see asi nagu... Väga jätkusuutlik on. Jah. Et üks põhjus, miks me 3 võtsime, oligi tegelikult see, et me tahtsime vaadata, kuidas meie hakkama saama, kuidas lambad hakkama saavad. Et kui ma võtan 30, siis kuhu ma nad lõpuks panen. Et 3 tundus olema selline paras poolt. See oli see meie vastutuse küsimus, kuigi tagantjärgi ma ütlen seda, et meie võtsime küll 3 lammast nii, et meid ei olnud lambast mitte midagi. Aga õnneks need lambad elasid väga ilusa ja õnneliku, need 3 ei elanud, sest et meil kohe juhtus õnnetus selles suhtes, et meie enda koer murdis 2 maha 3 nädala pärast, aga need järgmised 3, need elasid õnnelikult oma elu lõpuni praktiliselt. Elasid surmani õnnelikult. Jah, aga jah, et me tahtsime endale esialgu jätta veel selle taganemistee, et kui meile tundub nagu esimese talve peale, et see lambavärk ikkagi meil ei sobi, et siis me saame need 3 lammast ära anda või midagi nendega teha ja läheme oma eluga edasi. Ja esimene müüt, kuna mul see pealkiri oli ka need müüdid ja tegelikkus oli see, et võta lammas, pane karjamaale, see ise seal sööb, mingit muret temaga ei ole ja põhimõtteliselt lakub kivi ja kogu lugu, golfimuru on pärast järgi. Kui meie seda müüti poleks uskunud, siis meie ei oleks täna lambakasvatajad. Sellepärast, et tegelikult on ikka natukene rohkem tööd ja vaeva, kui et võtad lamba ja kogu lugu. Mõnes mõttes hea, et me seda müüti uskusime. Tore on loll olla vahest.
ja kui esimene aasta me väga nagu veel küla ei häirinud oma lammastega, sest need lambad sõid meie enda, need oli 3 tükki ja nad sõid meie krundi peal, siis 2012 siis juba läksid lambad Kalla randa. Siis võtsime RMK käest selle mere äärde nii-öelda rendile ja siis liikusid nad juba mere äärde ja siis tekkiski kohe selline huvide konflikt, et miks ma pean minema mere äärde läbi värava, kunagi ei ole siin väravat olnud. See on tõesti hirmus. See on hirmus. Et ütleme see kohanemis ja see on nüüd kestab siiamaani. Kestab mõnes mõttes mõne inimesega siiamaani, et see harjumine ja kohanemine, et loomad on rannas ja meie enda üllatuseks oligi see, et selle sama 10 aastaga, mis ju ei olnud vahepeal loomi, et see inimeste mõtte, väärtused ja hinnangud olid tegelikult selle 10 aastaga niivõrd palju muutunud. Ja mis need põhilised probleemid siis meil olidki need aedade küsimused, väravate küsimused. Värava küsimus ja ujume, kuna lambad armastavad ka ilusat kohta, siis elasid seal, kus inimesed ujumas käivad. Ja loomulikult, mis ühest otsast sisse tuleb, teisest otsast välja. Ja mis õudust, ma lähen randa ja mul on lambapabulad seal maas. Et see on ikkagi suur keskkonna teemale rikkumine. Et siis öeldi, et ma parem niidan seda ise, aga seda, et ma võtaksin reha, tõmban 10 minutit selle niimoodi sita kokku, seda mõtet nagu ei olnud. Ja see, kui nii-öelda rannas on mädanevad adruunnikud, see näiteks inimesi ei häiri. Aga 3 lambapabulat, see oli kole. Nüüd on juba parem. Tegelikult meil on parem, ei ole nii hull, kuigi see täna hommikul tundus korra, et on hull. Lihtsalt mõni tahabki natukene joriseda ka, peab saama joriseda. Siis teine takistus, mis praegu juba läheb paremaks, on see meie möödunud aastane koera. Sellest me räägime pärast pikemalt, aga ka, et selline mis ilmus ja ma ei saa enam minna ja siis kuna see on vale teema, ärme sellest teemast räägi. Aga mida me ei ole... Tarvi pidi ainult noogu. Ei lasegi veel rääkida. Aga et need aiad ja väravad, et ühesõnaga see visuaalne reostus, öeldi ka, et need aiad on visuaalne reostus. Et ma nüüd näiteks... Aga seda ei mäleta keegi, et see võsa, mis on sul üle pea, see ei ole visuaalne reostus. Et see, kui mul on selline madal aed, et madal aed on nagu visuaalne reostus, kõrvuni võpsik ei ole. Ja ütleme see, et kui me kõike seda alustasime, siis me olime ise, praegu ka, aga ka siis me saime aru, et me teeme midagi suurt, me teeme midagi nagu olulist ja siis äkki avastad, et aga teised inimesed ei mõtle nii. Et teised inimesed võivad asjast hoopis teistmoodi mõelda ja sellega tulebki arvestada, et nad võivadki teistmoodi mõelda. Jah, aga sellest hoolimata inimesel on õigus mõelda, mida tema tahab. Ja see väga suurt vaidlust ei ole mõtet tekitada. Aga ütleme, meil on olnud siin mul õepere ja tegelikult on siin olnud Tarmo, ma ei tea, kus Tarmo läks äkki koju või? Minu arust on nemad sellised kogu aeg ääretult toredad ja toetavad olnud. Martiga ka, et kui Martit ei oleks olnud, siis võib-olla ei oleks nii kaugele jõudnud, et keegi veel loomi peab natukenegi. Et aasta hiljem äkki, Marti, sina tulid järgi. Et see, et siin on oluline, sellised lolle on veel peale meile. Et kui päris üksi oleks, siis võib-olla oleks päris kurb, aga õnneks ei ole päris üksi. Mitu neid praegu teil on? Nii, ma kohe räägin, mõned pildid ka veel sellest algusest. 63 olla koos talledega. See on üldarv, jah? Ehk siis umbes pool on põhivärisel? Jah, et me kogu aeg, mitte ei ürita, oleme iga aasta natukene suurendanud oma kalja, aga see hulk on praegu see, kuna enamus minu tööd on käsitöö, et see on just see, mida ma käsitööna suudan niimoodi ära teha, et see mu muid hobisid ei segaks. Muid töid ja tegemisi. Aga et jah, et oleme isegi käsitsi heina teinud ja igasuguseid toredaid asju teinud, isegi väikene laut oli selline, seda enam ei ole, aga jah, selline... Lastel oli väga lõbus seda heina teha, üks laps nüüd pildi peale nii suureks kasvanud. Jah, nii. Ja täna, siis mis sa ütlesid, 60 ringis? 63 peaks olema, 64 oli meil siin platsi peal digiteeris. Tõug on see lugu, et sinna tore lugu, nagu ma ütlesin, et me ei teadnud lammastest mitte midagi.
ausalt öeldes, mul on väga piinlik seda täna öelda, ma isegi ei teadnud, et lammastel on erinevad tõud. palju õppida nagu. Ja sellepärast meil on seal sees Kihnu maalammast, Eesti mustapealsest ja nüüd see klinn on sinna juurde tulnud seda, et seda me oleme nagu valinud ja arvanud, et äkki on see klinn see, mida võiks nagu kasvatada. Aga praegu me ei ole päris kindel, kas me klinni peale ka jääme, aga noh, vaatame, otsime kohta. Maastikud hooldame siis umbes 25 hektaril, milles siis poollooduslikku koolsust on umbes 10. Mida me võib-olla, mul on endal märksõnana siia pandud ainult koolitused, et me oleme läbinud palju koolitusi, et tõesti me oleme hästi palju õppinud. Ma olen aru saanud, et lammastel on tõud ja ma olen ise siis Olustveres põllumajandustöötaja, olen lõpetanud, aga seda spetsialistiks ma ei jõudnud lõpetada, sest muud elud tulid vahele, aga põhimõtteliselt 2 aastat seda lambakasvatust koolis õppinud. Taavi on läbinud pügamiskoolitused. Lühikese lambakasvatuse läbi siin siis Olustvere lihatehnoloogia ja pluss veel nii-öelda need pügamiskoolitused. Ja et täna me ikkagi ütleme, et oleme selles seisus, et kui nüüd peaks praegu maailma lõpp tulema, siis meie kohe ei sure. Sellepärast, et sõltub, kuidas see maailma lõpp tuleb. Ja kuidas ta tuleb, jaa. Aga noh, kui mingi versioon tuleb sellises sobivas versioonis, siis kohe ei sure. Paar päeva on tühjane. Et suudame ise lambast sünnist kuni surmani toimetada. Lammastega kõik protseduurid me suudame ise hakkama saada, millest me jagu ei saa, siis meil on õnneks Lõuna-Eestis Liilia võtta, kellel me helistame ja kiusame teda kogu aeg oma jaburate mõtetega. Õnneks mitte kogu aeg, muidu ta ei võtaks üldse seda. Et see on nagu kentsakas, et põhjapoolsem lambakasvataja peab valima oma kõige lõunapoolsema loomaarsti. See ei ole üldse kentsakas, on nii kurb tegelikult. Aga meie isiklikult vetti praegu enam ei vaja, kuigi jah, paomehest tunneme küll puudust aega, aga isiklikult ei ole enam vaja. No sellega on, ütleme see, et nii kurb kui see ei ole, siis lammas on niivõrd odav loom, et kui sa jagu ei saa, siis on nuga. Et nii see lihtsalt on. See ravib ju kõik haigused. Ja see ravib kõik haigused. Ma ütleme, et tõuhobust sellega ravida, aga juba kurb on, valus on. Ja ütleme isegi, et naha parkimisega saan hakkama, et tegelikult me oleme nüüd õppinud seda lammast. Maailma lõpp võib tulla. Jaa, maailma lõpp võib tulla. Eelmisel sügisel alustasime uue lauda ehitamist, et selles eelneval slaidil see pisikene majakene oli esialgne laudakene meil. Et nüüd on meil natukene suurem, aga selge see, et me ei saa öelda, et me oleksime suure lauda ehitanud. Selle laudse on pigem poegimiskoht, et nad elavad ikkagi aastaringselt väljas, ainult poegimiseks. Nüüd see aasta esimest korda püüdsime kinni, viisime sisse ära, et muidu nad said kõigega õue siis hakkama. Et oli ikka natukene mugavam küll, kui ei pea kuskil poris ja vihmas ja külmas neid talledega toimetama. Ja siis meil on 2 abipersonali. Jah, võib-olla tõesti. Parandan ära slaidi. Juuli ja Uru, et nendega me siis tutvume hiljem ja sissejuhatuse räägib Liilia. Ja müüdid ja takistused, millega me täna siis kokku puutume, on see, et aga riik maksab teile selle kõik kinni. Mis teil üldse muret? No ja siis tegelikult sa seletad, et kui see riik kõik kinni maksaks, siis ma teeks oma töö eest riigile arve. Ja riik maksaks selle kinni. Aga tegelikult on need ju ainult toetused. Et just arutasime seda, et kas me oleme plussis või ei ole. Kui me oma tööjõudu ei arvesta, siis tõenäoliselt me päris peale ei maksa. Aga kui me oma tööjõudu arvestaksime, siis me oleme ikka väga miinuses. Nii kallid koerad on? Ei, lambad. Nii kallid koerad. Tööjõud pidi koerad on. Ja, aga need on ka, vaata neile me ei maksa, ainult süüa anname. Siis on ka see, et võibolla see on nüüd Keskkonnaametile selline väike teadaanne, aga kas see on ikka vajalik ja kas see ei ole ikkagi loodusele ohtlik? Et see teadlikkuse küsimus on ikkagi inimestel väike. Probleem on see, et me teeme randa need aiad ja nüüd metsloomad ei pääse enam mereäärde jooma. Kits näiteks. Kitsed ja rebased ei pääse enam mereäärde.
see on ka no, oli see nagu aia taga massiliselt tegelikult esimene müüt selle juures on see, et nad ei pääse, sest iga kord ma arvan, kui ma siit vahelt lähen, siis mõni kits kas tuleb mere äärest joomas üle aia või läheb üle aia hüpates jooma, nii et selles mõttes ma ütlen, et ja tegelikult see kevad oli, ma ise sain kaamerasse, fotoaparaadi kaamerasse küll toreda pildi, et 2 kitsi oli keset päeva Paadisadama juures mere ääres. Ma ei tea, kas neid oli keegi ehmatanud või midagi ja üks hüppas minu nähes üle aia mere äärde. Nii et nad saavad üle aia. Kindlasti. Siis, mis on veel takistus, on see, et me oleme ikkagi liiga väikesed. Et see ongi ikkagi hobipidamine, et see ei ole äri või... See ei taga püsivad sissetulekut, see loomi ja see pindala praegu. Et see on ikkagi pigem entusiasmi peal, et mitte nagu, jah, me ei elata ennast sellega. Nagu te teinekord enne ütlesite, et mõnikord on hea ennast lollinud on sama siin. Jah. Siis, mis on takistuseks see, et meil on tõesti raske maastik. Ja sinna peale praktiliselt mehhaniseeritud tööjõudu panna on võimatu. Mis tähendab seda, et see on käsitöö. Ja siin on see üks väike, ütleme nii, et kui hakkad poollooduslikke kooslusi hooldama, siis kõik peavad läbima koolituse, nii nagu ka meie. Aga koolitustel algul sa ju võtad midagi nagu külge ja osa infot kaob kuhugi ära ja tõenäoliselt mingi osa kadus meil ka ära. Nii et me ühel hetkel taipasime, et mingid halvad taimed vohavad meie karjamaadel. See oli meie jaoks halvad. Meie jaoks halvad taimed, jah, ja poollooduslikule kooslusele samamoodi. Ja nüüd ütleme, sinna 2 aastat me oleme väga usinasti üritanud nendega võidelda, aga see on puhas käsitöö. See on puhas trimmerdamine, sa trimmerdad ja trimmerdad ja trimmerdad, sest lammas ei söö ja sa pead ta nagu maha saama. No mis taimed need on siis? Tarnad põhiliselt, tarnad, ohakad, nõges, aga nõges on poisike. Nõges läheb ise tegelikult lõpuks. Aga see muutub tasapisi? Jah, aga ma mõtlen, täna me saamegi natukene vaadata ja mõelda ja mõtiskleda rannas nende kohtade üle. Ja kindlasti on see, et lammas ei söö kõiki taimi, siin on see teema, et tõenäoliselt me peame ikkagi kaasama rohkem veist. Veise jõudlus juba ainuüksi on nii palju suurem, et kevadise pillilooga lammas jääb natuke ette, pluss veel see, et pillilooga armastab ikkagi vee sees kasvada ja kui tal on kõrvalt midagi muud võtta, siis ta ei lähe sinna. Aga näiteks hobusega võrreldus on jälle see, et hobune ka väga valib, et me oleme siin 2 aastat nüüd hobust ka kasutanud, et hobune sööb jälle ühed taimed ära ja siis lammas sööb teised, et näiteks angervaks hobune ei taha. Angervaks küll eriti ei võta, jah. Lammas sööb. Aga muidu hobune ei ole eriti valib, aga angervaks seda ei taha väga, jah. Aga lammas saab hakkama angervaks, aga karjamaade probleem on ka, et karjamaad on pisikesed, neid on palju. Me rendime nii riigilt kui ka, mis rendimine on vale sõna, tegelikult me füüsilist raha ei maksa kedagi, me kasutame nii eraomanike nagu karjamaid ka või maid, aga nendega on see mure, et nad on enamus tegelikult kirjas on elamumaa. Et ühel hetkel otsustatakse, et ma nüüd teen sinna maja ja pange oma lambad kuhu taha. Jah, et üks asi on see, sellega võib isegi leppida, aga küsimus on selles, et kui palju meie oma käsitööd sinna nüüd panustame, kui see on elamumaa. Puudub point. Et ma seda mereäärset nagu üritan trimmerdada ja teha, siis ma neid elamumaa grunt, see koostöö võiks kuidagi nagu sujuvam olla, et võib-olla see, et kellel on ikkagi elamumaa, et siis selle järelniite või niiduse võiks teha ikkagi see maaomanik, sest et ta saab juba niigi, muidu ta niitis sellist angervaksa, nüüd ta peaks natukene nagu lisaniitma sinna. Et see on selline läbirääkimiste ja et algul me ei osanud sellistele punktidele nagu tähelepanu pöörata. Lihtsalt kommentaarid, kui just siin lõunapausi ajal rääkisime sellest, et kui me läheme räägime elamumaa gruntidest, siis nad on suured. Et tegelikult sõltumalt sellest, kas see maja püsti on või ei ole, et need maa-alad, need õuealad,
on nii suured, et loomal võib siis einiveli olla. No see sõltub ka jälle alati maaomanikust. Ma mõtlen sama 4000 krunt, 6000 krunt, hektar krunt, et nagu aga mingi toetust sinna ei ole ju võimalik peale saada? Osadel on, aga need on tõesti tillukesed. Elamumaa peale on võimalik saada toetust peale? No need on ju täitsa eraldi, see on täitsa eraldi juriidika. Üks asi on see, mis ta on katastris ja teine asi, kas ta on Riia põldude registris. Need on täitsa eraldi maailma. Eraldi bürokraatia. Ei ole üksteist välistavat. Aga mis nüüd aja jooksul on muutunud, igal juhul on see suhtumine, et kui siin üks ütleb, et ma ei saa randa minna, mul on loomad ees, siis kõrvalt tuleb tädi, küsib, et kus lambad on, kus koer on? Miks teil see aasta veiseid ei ole? Miks teil ei ole veiseid? Tema käib iga päev rannas ja tema tahab veistega, tema iga päev rääkis veistega juttu. Jah, jälle. Ja kus on, ja kuna see on tegemist sama nii-öelda alaga, siis kuidas ma jälle teen seina vahel, et ühele siis lähevad veised ja teisele ei lähe. Kui veel nendest karjamadest rääkida, siis ma just lugesin kokku, meil on 8 erinevat aedadega karjamaad, piiratud ala, jah. Et tegelikult see teema, et nüüd ei pääse randa, siis tegelikult need lambad ei ole kogu aeg ühel tükil, et nad ju kogu aeg liiguvad. Ja vahel on see, et sellel samal karjamaal, millest nüüd konkreetselt juttu oli, ei ole näiteks 3 nädalat ühtegi looma. Aga noh, see oriseda tahab, see oriseda. Teil on võrgud või mis? Elektri, see on ka selle kogemuse koht, et 3 hoiab. Kui me alguses tegime 4-ga ja kõrge, kõrge. Siin on osasi vanu on näha veel. On vahepeal ka see, et ikkagi veisele ja ohusele natukene on vaja kõrgemat. Aga me oleme läinud nüüd lamba puhul lausa siukse madala aia peale. Sellepärast, et kui ta tahab minna, siis ta igal juhul läheb läbi ja ütleme nii, et ma tihtipeale suveperioodil ka unustan elektri sisse panna. Sellepärast, et nad ei lähe, neil on nii palju süüa. Kui süüa on, siis on kõik korras ühesõnaga. Ja kui süüa ei ole, siis ei teata neid... Siis ei päästa see elekter ega võrk ka. Võrgust ütlevad üle küll, ma ütlen, et siis... Aga muidu ta on ikka hea samas. Meie maastik on niivõrd ebatasane, et ma ei suuda seda võrku kuidagi kui sul on kilomeetri sirget, siis on hea võrku panna. Ei, ma mõtlen mitte metallvõrku, ma mõtlen karjuse võrku. See on jälle suht kulukas ettevõtmine. Me praegu oleme rahul sellega, mis meil on. Nojah, kui on suurem karja jaoks äkki tõesti. Siis on veel takistuseks. Me seda vist ei lahendagi kunagi. On see, et loomade realiseerimine ametlike kanalite pidi majanduslikult mitte otstarbekas ja nii see on. Nii väikeste karjade puhul nagu meil. No tegelikult üks variant on, et tellin kokkuostja järgi, viiakse minema ja kogu muusika. Aga kuna minu eesmärk on kasvatada nii-öelda mahedat ja stressivaba looma, siis ma ei taha, et minu loomadega nii juhtuks, et olen tapamajas praktikal olnud ja see pilt mulle ei meeldinud. Kogu suve ja kevade vaev, mis sa näed mahedat looma kasvatades, see nullitakse 2 tunniga praktiliselt ära. Et kas ta nüüd maitseomadustelt midagi muudab, aga minu enda südametunnistusele see hästi ei sobi. Ja siis üheks takistuseks on kindlasti või siis raskuseks on bürokraatia. Et sellest on täna juba juttu olnud. No see üks osa on see toiduhügieenibürokraatia, mis keelab kodus tapetud looma liha müümast. Millest kogu aeg kõik väiksemad peavad nagu kõrvale hiilima. Et miks me seda üldse võib-olla alustasime, ongi see, et see visuaalne tagasisoov saada seda, mis oli lapsepõlves, mida see võib-olla selline, et lapsepõlves oli rohi rohelisem ja nii edasi. Siis see tõesti väga üllas eesmärk, et panustada tagasi siis nii siia kogukonda ja loodusesse tervikuna. See töö ise on selline hea asi sellises tänases virtuaalses maailmas, kus töö tihtipeale ei ole nagu füüsiline tegemine, et sa teed mingit päris asja ja loomadega on see, et sa pead olema siin praegu ja kohe ja toimetama siin praegu ja kohe sa ei saa, et ma teen seda homme, ülehomme või ma ei tea, mingi X aja tagant, et see hoiab nagu võib-olla kuidagi värske. Teraapia vorm on see. Ja siis teraapia vorm kindlasti. Ja ma arvan, et see on äkki ka ühine hobi või võimalus võib-olla üle elada kesk ja kriis rahulikult koos. Valmistame kesk ja kriisist.
juba pikemat aega, siis kindlasti see, et me oleme saanud nii palju uusi teadmisi, kogemusi, nii palju uusi oskusi ja tegelikult väga palju uusi huvitavaid inimesi tundma. Ja võib-olla lõpetaks siis sellega, et ju me oleme jonnakad ja väikese kiiksuga.